Nii, tere! Mina olen Maila müstilisest maailmast. Nõnda. Ja mõtlesin, et ma jõuan teile enne seda, kui mul töökene tuleb, jõuan teile ühe selle teha väikese sissejuhatava videokese. Tahtsin teile üks päev teha seda ühte sellist, ühesõnaga rääkida nendest vaktsiinidest, mis on siis tegelikult ju tabuteema. Küllalt palju hakkab ju kohe koguma igasuguseid vastumeelsusi. Aga tahtsin teile rääkida seda, kuidas mina kasutan nende nullimiseks, nende kahjulike ainete nullimiseks kasutan teatud sümboleid, märke, millega saab maha võtta. Ja hakkasin teile seda videot tegema ja kõigepealt tuli hommikul takistus, helistati mulle, taheti, et ma kaarte panen, siis sain kaardid ära panna, siis tuli mul laps, emme, kas sa saad mulle värvi pähe panna ja siis mul oli enne savi ringi minekut oli pool tunnikest aega, mõtlesin, et okei, ma teen pooletunnise video. Ja siis mina rääkisin teile põhjalikult lahti seal videos kõik, milliseid märke ma kasutan, joonistasin, näitasin, ühesõnaga kõik rääkisin põhjalikult lahti ja siis vaatasin, et okei, pool tundi, et väga hea, et hakkan üles panema ja siis mida ma siis nägin sealt. Ma olin unustanud omal selle samuse asjakese mikrofoni, olin unustanud sisse lülitamata. Ja siis oli kogu video oli niimoodi. Ja mitte ühtegi pilt oli ja häält ei olnud. Ja teate, kui huvitav oli see, et ma ju alati õpetan teisi, kuidas märke jälgida. Ja siis ma mõtlesin, et okei, seda teemat ma ei puuduta veel. Küll ma kunagi puudutan, sest niikuinii tekib küsimusi. Aga kes on huvitatud, siis milliseid märke ma kasutan ja mida teie ka kasutada saaksite, siis te võite mulle Messengeri kirjutada. Okidoki, kui ma ei tohi seda avalikult praegust, teevad ikka jälgi märke, miks see ei õnnestunud see video mul, et siis järelikult ma ei tohi seda avalikkuse ette niimoodi tuua. Nii, ja mis muidugi tekkis sellest mõte? Tekkiski mõte niimoodi, et ohoo, järgmine teema, millest rääkida ongi jälgige märke. Ja siin ma siis olen. Ja tahtsingi natukene ette öelda, et ma katsun, täna on mega ilus ilm, ma tahtsin väljast seda teha, aga kuna mul tuleb kohe varsti töö, siis mul on siin mingi 15 minutit aega, ma katsun selle kasulikult ära kasutada ja pärast teen siis pikema saate, kui on vaja. Aga põhimõtteliselt on niimoodi, et enamus inimesi on ju saanud inglitelt või teejuhtidelt, kuidas keegi seda nimetab, on saanud ju märke niimoodi, et on tulnud takistused. Toon kas või väikese näite sellise, et lähed välja, mõtled, võtan vihmavarju kaasa, mõtled, ei, täna on ju ilus ilm, et ei pea võtma ju. Ja siis lähete välja ja siis lähebki näiteks ilm koledaks ja pärast mõtled, näed, kurat, mul käis see mõte läbi peast, on ju, ikka oleks pidanud võtma kaasa. Ja selliseid väikseid asju ikka, selliseid mõttevälgatusi käib ju peast läbi. Ja siis paljud inimesed on küsinud, et kuidas ma saan õigesti teha asju, kuidas ma saan, see on see lipikute variant, seda ma õpetasin teile, seda ma ei hakka rääkima. Aga et kuidas ma saan teada, et mu inglid annavad mulle märku või mind hoitakse kusagilt ära. Aga sellega hoitaksegi ära, et sulle tuleb midagi vahele. Siis kui tuleb juba 2 korda vahele, siis juba on see märk, aga kui tuleb ka 3. asi vahele, siis on see raudne märk, et ei, ära tee seda. Ja läbi nende märkide, kõikide märkide siis, et suhtlevadki meie inglid või meie teejuhid, kõrgemad jõud, universum, kuidas iganes me tahame seda nimetada, aga jah, et meil on alati olemas selline, mõni ütleb niimoodi, et kõhutunne, kes kuidas siis seda nimetab, aga meile antakse alati märke, kui me midagi ei pea tegema. Ja kui me midagi peame tegema, siis asjad kõik ilusasti sujuvad. Ja siis ongi nii tore on see, et märkidena, et mingis saates ma vist rääkisin ka, et märkidena võib ju ka küsida märki,
aga see märgi tähendus võib ju tulla hiljem, aga kui sul tõesti on, tuleb takistus või näiteks sa lööd varba ära, hakkad kodust välja minema, lööd varba ära, siis sa unustad midagi maha, lähed juba, noh, kui ükskõik kas jala või autoni või kuidas, unustad midagi ja maha ja mõtled, et issand jumal, mul jäi see asi maha ja vaata, paljud mõtlevad niimoodi, ei, ma tagasi ei lähe, muidu läheb halvasti. Nii. Ja siis mina olen selle asja ümber teinud, et ei, mitte ei lähe tagasi, sa ei lähe, vaid sa lähed uuesti. Vaata, jälle sõnastuses on värk. Aga jah, et need kõik asjad on takistuseks, miks sa ei tohi minna või miks sa ei tohi sellel kellaajal veel minna. Sest on küll selliseid olukordi, kus mul on ka takistusi tulnud ja mõtlen, mis asi see on, ma ju pean minema. Ja siis käib mõte peast läbi, aga mine teist teed kaudu. Ja siis lähengi teist teed kaudu ja pärast tuleb kusagilt meediast teada, või jah, seal lõigu peal mingisugune avarii olnud, et sealt on kinni pandud, tee on ümber suunatud ja lihtsalt vaadake, kui huvitav, et kui te oskate need märgikesed ära tabada, siis te teetegi õigeid asju. Et jah, minu arust on see maru äge. Et mõtlesin ka, et ma natukene räägin teile, ükskõik, olgu see või väikene aeg, aga ma teen ühe väikse videokese ja ma tahan tegelikult teile täna pärast veel teha ühte toredat videot, et eile mul käib ju niimoodi, et pist tuleb pähe nii-öelda ja siis näen kanga seal Abakanis mingid riied, mõtlen, jess, ma teen sellest selle, on ju. Ja siis ma ostsin seal Abakanist ära selle riide ja natuke pitsi ka ja siis mõtlesin, et nii, et hakkasin siis eile tegema, poole ööni valmis ma ei jõudnud, ma teen täna pärast edasi, aga mõtlesin ka, et ma võin teile teha sellise video, kus ma samal ajal ma räägin, kuidas mis tuunid on ja ma võin algusest peale lõpuni õpetada, kuidas kiiresti ja lihtsaid asju teha, et millega saab, paljud saavad hakkama ühesõnaga. Ja siis seesamane märkide jälgimine jälle, kui mõnikord on niimoodi, et näiteks ei ole käsitöö või õmblemispäeva ja siis sul samamoodi tulevad takistused vahele. Et käsitöö inimesed teavad seda arvatavasti väga hästi ja tulevad takistused vahele ja no ei saa tehtud, on ju. Või siis, kui mõtled, et ma pean tegema ja sunnid ja ei ole see õige päev, siis sul ei taha kuidagi see asi välja tulla. Ja maru lahedalt ma ikka vahepeal vaatan igasuguseid neid Avesta kalendrit, mõnikord kogu aeg ei jälgi, aga see on nii vahva, kui mingisugune takistus tuleb ja siis loed pärast kusagilt niimoodi, et näiteks Avesta kalendrist, et sellel päeval ei ole soovitatav üldse terariistadega, kaasa arvatud nõelad, ei ole üldse soovitatud tööd teha. Nii et mega äge on, kui oskad märke jälgida, siis on nii põnev on elu. Ja mis sest, et üks päev ei jõua valmis, teine päev ei jõua valmis, aga iga asi on omal ajal. Iga asja jaoks on oma aeg. Et see on müstika. Üks päev nägin taevas mingisugune helendus oli. Algul vaatasin, et lennuk on. Siis ma mõtlesin, et see peaks ju liikuma. Päike hakkas looja minema ja päike oli hoopis teises kohas ja siis tulime poest ja ma ütlesin mehele, et kuule, et peata kinni, et ma pildistan, et ma vaatan, kas ma saan sellega, et kogu aeg ühe koha peal on, et ma vaatan, et ma pildistan, et vaatan, mis asi see seal on, et ma olen ennemgi igasugu objekte näinud. Ja pidasime kinni. Kahjuks ei saanud palju teha, sest tagant oli juba autod, muidu mis seal keset teed seal vahid niimoodi. Ja pildistasin ära ja siis telefoniga on ju maru halb ju, sa zoomid ligemalega, aga ta ei tule nii selge. Aga teate, kui huvitav objekt taevas oli? Et algul ta oli selline, mitte päris ümmargune, vaid natukene ovaalne ja hästi selline ilus helendav. Ja kui zoomisin ligemale, siis seal oli selline tume, selline kui energiaväli või tume rõngas ümber. Ja siis muidu ma tegin järjest niimoodi 2 pilti klõps, ühe zoomisin lähemale, tegin siis ja ühe tegin natuke kaugemalt, et siis jääb teravamalt, et kui zoomid, siis jääb ka teravamalt näha. Ja teise pildi peal, see oli nii väike murdosa oli teise pildi peal,
Ma võib-olla panen selle Facebooki ülesse ka. Aga teise pildi peal oli seesamane ovaalne objekt, oli siis täpselt nagu kaks sellist, kaks ovaalset, üks oli lühem ja teine oli pikem ja mõlemal oli see tume selline, ikka ma ütleks pigem nagu sellise musta ja halli sellise energiaga ring ümber. Ja pärast vaatasin muidugi, kodus vaatasin, zoomisin, vaatasin, et ohoo, issand kui lahe on ju, et nii kahju, et ei saanud rohkem pildistada. Aga vanasti, kui ma olin fotograaf, siis ma käisin ikka alati, mul oli profifotoaparaat kaasas ja siis ma mõtlesin ka niimoodi, et vaata, ongi niimoodi jälgimärke, nii palju on räägitud sellest, et järgmine aasta, 2026, hakkavad meil tulema maaväliste objektidega igasugused kokkusaamised, kelle jaoks on siis hirmutav, kelle jaoks on see huvitav. Ja ma olen objekte näinud küll, aga ma ei ole nende nii-öelda tulnukatega, ma ei ole kunagi kohtunud. Ja ega ma ei teagi, kas ma olen valmis või ma ei ole valmis, aga igal juhul jälle jälgimärke, siis mõtlesin, et kas siis tõesti peab hakkama kaasas kandma fotoaparaati autos kogu aeg. Autosse muidugi külmaga ei saa jätta, see ei ole hea talle. Aga jah, mega huvitav, nii et vaata, kui vahvalt on. Loed mingeid asju, siis mõtled, et okei, vaatame. Ja siis mingi hetk sa märkad. Ja kui ma oleks nüüd sõitnud ka niimoodi mööda sellest, et las ta olla seal on ju, ei oleks süvenenud, aga kuna see ikka kogu aeg mul mõtles, et pildista on ju. Ja pildistasingi ära ja see on ka omamoodi selline märkide jälgimine. Aga jah, kõige paremad märkide jälgimised on tõesti, kui teil on kuskile minek, kui teil on tõesti vaja minna või te lähete kas või töövestlusele. See on ju väga paljude jaoks aktuaalne teema. Otsivad tööd, siis saadavad neid CV-kesi ja siis muidugi, kui kutsutakse, siis on ikka oled ju mega õnnelik, et jess on ju, ma saan lõpuks tööle. Aga mõned ei peagi minema ise või niimoodi tööle. Number ühtedel on ju see, et nad peavad ise midagi tegema. Et siis on ka, see on teine teema, seda saab sealt numbrite keele lehekülje pealt vaadata, kuulata nende number ühtede kohta. Aga kui lähete töövestlusele ja siis Feng Shuis on õpetatud niimoodi, et vaatate oma sünni kuu ja aasta järgi, arvutate välja selle suuna, selle ilmakaare, kuhu poole te peaksite esimesena liikuma, et edu saavutada ja kuhu poole te ei tohiks liikuda, siis muidu läheb kõik vett vedama, et ka neid märke tasub jälgida. Ja siis on nii, et kui näiteks teil maja uks on, oletame niimoodi, et vales suunas teie jaoks, siis või tööle mineku tee on vales suunas, siis te teete kas või mingisuguse väikese nõksu. Et näiteks autoga väravast välja minnes, sa keerad algul ennast siis, nikerda kas või rohkem, aga ühesõnaga väike jõnks on vaja teha, et sa lähed niimoodi, et algul sulle soodsas suunas. Ja siis, kui ei ole ju varianti, et sul on ka ainult töö juurde üks ja sama tee, mis tavaliselt ei ole niimoodi, sellepärast, et alati on mingeid variante. Ja kui on sul sel päeval töö juures või töövestlus on tähtis asi, sa lähedki ja sa validki selle soodsa suuna enda jaoks soodsa suuna, kust kaudu sa lähed. Ja eks see märkide jälgimine ole hästi selline lai teema, et küllap ma sellest jõuan ka veel hiljem rääkida teile rohkem. Aga märkide jälgimine, jääd bussist maha, kui oled kiire linnas oled linnaliini bussist, jääd bussist maha, siis järelikult ei pidanud sellel kellaajal sa selles kohas kusagil olema. Oleks olnud mingisugune ebameeldiv olukord. Ja siis lähed teistmoodi. Et hakkis natuke kinni, et ega ei oskagi, vaatan juba kella, siis ma arvatavasti väga palju märkide kohta praegust rohkem ei saagi rääkida. Aga
aga kirjutage ikkagi mulle julgelt sinna, ükskõik, kas te kirjutate mulle Messengeri või kirjutate mulle sinna sama YouTube'i siia samasse YouTube'i kanalile, et pange ikka oma neid mõttekesi kirja, et millest võin rääkida. Mul on küll terve hunnik teemasid, aga mul ei ole ka lihtsalt, ma ei ole veel jõudnud, on ju, aga pange ikka kirja julgelt, sellepärast et ma vaatan, kõigepealt võtan siis need teemad läbi, mis on esimesena tulnud ja ka need teemad, mis on kõige sellisemad, mida kõige rohkem on tahetud. Nii et ootan rõõmuga teie tagasisidet ja alles oli soovide kirjutamine, oli noore kuu loomine, võite ka täna veel oma soove panna kirja ja minge jalutage väljas, kellel on ilus ilm, siin Lõuna-Eestis on ilus ilm, päikseline ja täitsa vabalt, lihtsalt nautige ja nautige. Natukene peate endale päevas andma iseenda aega, sellepärast et nagunii on elus kiire ja nagunii me kõike teha ei jõua. Ja seda natukest enda aega, kus sul saabki natukene jalutamist ja aju saab puhata siis, kui sa oled rohkem looduses, on ju. Et aga linnas jalutata, siis on ikka kõik tundlad püsti, on ju, et mis ümberkaudu toimub, aga ikkagi just see enda aeg. See natukene aegagi endale. Päevas on soovitatud küll niimoodi, et see peaksid vähemalt tund aega puhtalt endale võtma, aga meie tänapäevase elutempo juures, kellel see nii väga on seda aega, et võtta tund aega enda jaoks. Kõigil on ju pered, kõigil on tegemised, kõigil on tööasjad, mis siis tekivad ju ikka niimoodi, see asi on vaja teha, see asi vaja teha. Noortel perekestel, see on lapsega vaja õppida, siis lõpuks on niimoodi, et kuna see oma aeg siis tuleb, on ju. Et ega siis ei olegi kerge seda oma aega võtta, aga kui sa oled selline vanem juba natukene ja teadlikum ja sul on juba lapsed suureks kasvatatud, siis võtadki teadlikult oma aega, siis on muidugi ka rohkem seda. Aga et noorekestel ka ikka natukenegi oleks vaja oma aega. Siis ei põle läbi. Siis suudate olla nii rõõmsad, suudate olla enda jaoks head, suudate olla ka oma pere jaoks head. Nii et olete väga armsad ja oletegi väga armsad kõik. Ma ei oskagi midagi öelda. Aga järgmise toreda korrani. Ma nüüd siis panen siis kinni ja siis võtan oma tööpostil koha sisse ja hakkan tööle. Tšau!